Tere jälle, Punkar TD siinpool järjekordse videoga ja eurolaulu kommenteeringutega. Võtame eurolaulu 2003. Finaal toimus siis 8. veebruaril aastal 2003. Õhtujuhid olid Marko Reikop ja Romi Erla, praeguse nimega Romi Haasa. Ja vaatame siis neid laule, kokku oli 10 laulu ja nagu ikka jätame võidulaulu viimaseks ja alustame esimesest. Esimene laul We Are Not Done, esitajaks Kadi Toom. Esimene laul We Are Not Done, esitajaks Kadi Toom, sai 58 punkti ja jäi 3. kohale. No, esialgu võiks öelda, et väga ei imesta, väga tempokas laul ja väga meloodiline. Ajab kohe pea kaasa nõksama kohe esimesest sammust või esimesest taktist, kui muusika algas ja see Kadi Toom koos oma 5 taustalauljaga hakkasid kohe erinevaid tantsuliigutusi ka tegema, et oli mida vaadata ja kuulata. Et jah, tempo paistis olevat siuke enam-vähem üks ja sama, mulle vähemalt kogu algusest tundus olevat ja eriti mulle meeldis refrääni koht ja see, kui lõpupoole oli niimoodi, et kuna kokku oli 5 taustalauljat, siis oli vahepeal raske aru saada, et millal lõpus, et kes nüüd esimesena laulis mingit kohta ja siis kes teisena ja millal Kadi Toom laulis, et nad panid nagu niimoodi nii erinevalt nagu hakkasid lõpus lauseid laulma, enne kui uuesti refrään tuli, et seetõttu oli raske vaadata, kaamera ka ju igaühe nägu ei näidanud, et kes millal nüüd järsku laulis. Esitus oli ka nii kuidagi rõõmsameelne ja see paistis, et nad nii väga nautisid seda, mida nad tegid, isegi kui neil oli närv võib-olla ka sees, siis ei paistnud väga üldse välja. Et jah, siuke mõnus tempokas laul ja et väga hea alguslaul, nagu sedasi kohe tõmbas käima nagu. Laulu puhul on tore ka veel see, et eelmistes videotes olen ma palju öelnud sellist nime nagu Mai on Kärmas ning selle esimese laulu puhul oli ka tema üks autoritest jälle, et ta on ikka palju sellele võistlusele kirjutanud või osalenud. Et jah, see 3. koht on täitsa vääriline praegu vähemalt. Aga kuulame teised laulud ka ära, siis vaatab, kas jääb ka sinna 3., kas oleks võinud paremini koha saada või oleks võinud tahapoole jääda. Teine laul Don't Ever Change, esitajaks Family. Nii, teine laul Don't Ever Change, esitajaks Family, sai 33 punkti ja jäi 8. kohale. No ma ei tea, võib-olla oleks võinud kõrgemale kohale saada. Selles mõttes selle esitusega oli niimoodi, et ega ma seda Family bändi väga ei tea, aga kui ma vaatasin, siis ma tundsin nendest ära ainult Kaire Vilgatsi ja Maikeni. Maikenit oli raske ära tunda, tal olid juuksed rätikusse pandud. Et siuke ka kohe siuke mõnus tempokas laul ja isegi kui seal võib-olla oli seal bändis veel mõni tund nägu, kes ei tuttav, siis oli raske vaadata, sest nad hakkasid ka kohe tantsima, aga nemad nagu tantsisid rohkem kui eelmine kollektiiv või eelmine laulja koos taustalauljatega. Et jah, siuke mõnus laul ja kuidagi see laul meenutas mulle üht mingit välismaa laulu, aga mul ei tule meelde, mis selle loo nimi on, et kuidagi see, nende hääled ja kõik see kokku nagu meenutas pisut üht teist laulu, aga kindlasti ei olnud see mingi plagiaat. Siuke jah, mõnus siuke ingliskeelne laul. Ja kõik laulud olid sellel konkreetsel aastal ingliskeelsed ja siuke lae, et põhiliselt laulis ainult üks ja siis ülejäänud tantsid nagu vokaali ja niimoodi, kuigi eks igaüks laulis omamoodi ja et jah, võib-olla jah, eelmine laul meeldis mulle võib-olla rohkem, aga selle laulu ja selle esituse poole pealt oli lahe nüüd see, et kui esimeses etteastes olid nad enam-vähem kõik ühe koha peal nagu niimoodi
siis nüüd selle etteaste puhul sai tegelikult aru, et lava on sihuke niimoodi, et algab, et üks sihuke lava suurem nagu ümarkoht on ühes otsas ja teises otsas läheb nagu sihuke sinka-vonkaline tee teise otsa, kus on samuti ümarlava. et seda oli nüüd näha, et siin teise etteastel oli niimoodi, et nad alustasid nagu sealt tagant ja siis alles loo keskel läksid sinna esimese kohta, kus eelmine esineja oli kogu oma seltskonnaga. et selles mõttes on see etteasted olid hästi järjestatud niimoodi, et esimene nagu jätab, sa vaatad ainult seda, et lava on nii sihuke üksluine või niimoodi, aga siis tegelikult näed, et see lava on tegelikult palju suurem. aga jah, võib-olla jah, eelmine laul meeldis mulle praegu rohkem kui see, et jah, võib-olla see on ka see, et kui eelmist laulu laulis üks isik ja seda laulis bänd, siis selle tõttu võib-olla see jäigi pisut tahapoole, et nagu kui inimene laulab üksinda, on üks asi, kui ta on üksinda ja taustalauljatega laval, kui võrreldes sellega, kui on terve bänd laval. aga ega seda ei oska öelda, kuidas žürii seda hindas. kolmas laul I Can Be The One, esitajaks Nightlight Duo. nii, kolmas laul I Can Be The One, esitajaks Nightlight Duo. sai 52 punkti ja jäi 4. kohale. no ei imesta, see oli üpris tore laul. Nightlight Duo eesotsas Tanja ja Asjaga on ju varem ka esinenud, esitasid varasemal aastal ka laulu Another Country Song. aga see laul oli ka üpris tore ja mulle ikka meeldib see, kui on niimoodi, et kui on kaks naislauljat, siis on niimoodi hästi ära jagatud, et alustab üks ja siis teine liitub, või on niimoodi, et esimese salmi laulab üks refrääni koos ja teise salmi laulab teine. et see oligi täpselt niimoodi, Tanja alustas, siis vahepeal laulis Asja ja siis panid refrääni koos ja siis oli teises salmis alustas Asja ja siis jälle Tanja ja lõpus ka niimoodi ja ma küll nii väga ingliskeelseid laule ei kuule ja niimoodi, kui ma kuulan, siis ega ma kohe võib-olla nii ruttu mõnda laulu lausest niimoodi kohe aru ei saa, et või ei kuule kohe mõnda kindlat lauset välja, aga selle laulu puhul ma kuulsin, et siuksed laused olid nagu, et I can run, I can hide, but I can never escape life. ehk siuke, kui tõlkida siis, et ma võin joosta, ma võin peita, aga ma ei pääse kunagi elu eest, et pisut mulle meeldib nagu seal 3 lauset, mis seal laulus oli, et see pole võib-olla küll laulu sõnumiga nii otseselt seotud, aga see nagu näitab seda, et oma probleemide eest ei ole mõtet ära joosta, need saavad su nagunii kätte. et ega see nagu jätab siukse, need 3 lauset jäid nagu eriti sellest kogu laulust pähe, et nagu sul on hea mõelda selle üle, et kui keegi võib-olla ei taha midagi teha, siis tehke ikka ära, et ega see ärajooksmine nende tegevuste eest ei päästa teid. Need tulevad tagasi või mõjutavad ikka kuidagi. et siuke mõnus tempokas laul ja selle puhul oli ka lahe see, et kui ma nüüd need esitused lähevad nii hästi nagu, et kui ma seda lavakoja asja juba mainisin eelmise kohta, siis nüüd oli ka niimoodi, et seal tagapoolel ringi peal olid tantsijad, kes tegid erinevaid tantsuliigutusi, siis seal sinka-vonkalisel poolel olid taustalauljad ja siis tee alguspoolel ümar lava kohal olid Tanja ja Asja laulsid. et jah, et siuke väga siuke mõnus ja lahe etteaste ja siuke mõnus laul ja Tanja ja Asja tantsisid ka sedasi toredasti või liigutasid rütmis. et jah, 4. koht, ma arvan, väga vääriline koht. kuigi võib-olla isegi see laul meeldis mulle isegi rohkem võib-olla kui esimene, mis jäi 3. kohale. aga vaatame, kui lõpus top 10 teen. et jah, ma ei oskagi öelda, kas see laul I Can Be The One meeldis nüüd mulle rohkem kui see Another Country Song, et mõlemad olid üpris sarnased ja üpris toredad laulud, et ma ei oskagi öelda, kumb mulle rohkem meeldib. mõlemad tegi ka Sven Lõhmus. aga vaatame edasi. 4. laul Have a Little Wait,
esitajaks Kadi Toom juba teist korda. Have a little wait, esitajaks Kadi Toom, sai 48 punkti ja jäi 5. kohale. No võrreldes nüüd esimese lauluga, mida Kadi Toom esitas, meeldis see isegi mulle rohkem, et kui esimene oli tempokam, siis see oli pisut aeglasem ja aeglasema tempoga ikka hea, siuke pea sai nõksuma, aga oli pisut aeglasem ja eriti see, et oli nagu, kui ta siuke niimoodi mõnus, siuke, kui ta oli nagu kiirem oli alguses, siis refräänis läks niimoodi aeglaseks ja siis niimoodi järjest nagu refrääniga läks pisut niimoodi kiiremaks, aga samas oli ikka aeglane. Ja see ka, et taustalauljad alles refräänis niimoodi liitusid ja et see kõik nagu andis nii ilusa kõla ja et jah, see laul arvan oleks võinud isegi kõrgemale saada kui 5. koht. Et jah, see ka, et jälle see kuidagi, ma ütlen, no nüüd iga lauluga läheb see lavaline asi paremaks, et kui esimese laulu ajal olid niimoodi, et taustalauljad olid kõik reas ja see Kadi Toom oli selle ringi keskel, siis nüüd oli niimoodi, et Kadi Toom oli endiselt ringi keskmel, aga taustalauljad olid täpselt niimoodi vahedega niimoodi, et täpselt sealt lõpust kuni alguseni oli see lava nagu täidetud, see sinka-vonkaline joon ka. Et nagu nii hästi nagu on nagu see lavastatud või niimoodi, et ei ole praegu pole ühtegi olnud nagu sellist etteastet, mis oleks täpselt ühesugune. Nagu niimoodi järjest, mitu ühesugust etteastet. Et jah, väga siuke mõnus ja tore pala ja nüüd siuksed omamoodi laedad esinemiskostüümid olid ka ja kõlasid nii hästi kokku, et siuke väga mõnus laul, et ma ei ole küll kindel, kui hästi sellega Eurovisioonil oleks läinud, aga nagu niimoodi niisama, kui sul on võib-olla pisut oled väsinud või midagi, et siis kui sa seda laulu kuulad, siis sul läheb küll tuju heaks. Et väga siuke mõnus laul. Hääled kõlasid jälle kokku ja see, ma ei tea, see laul meenutas ka mulle mõnda teist laulu, aga ma ei tea, kuidagi midagi tuli tuttav ette. No üks asi on see, et ma olen neid varem kuulnud, aga ma ei tea. Võib-olla nad on äkki mõnest teisest laulust inspiratsiooni said kunagi. Või on äkki sellest laulust mõni teine muusik inspiratsiooni saanud. Et kuidagi midagi seal oli nagu nii tuttavat. Võtame 5. laulu Know What I Feel, esitajaks Koit Toome. No siin muidugi tuleb jälle see, et Koit Toome on juba korra ju käinud Eurovisioonil, aga näe, ta üritab ikka jälle. No, kuulame siis, millega ta tagasi on. Nii, 5. laul Know What I Feel, esitajaks Koit Toome. Sai 64 punkti ja jäi 2. kohale. Ma ei oska öelda, mis see põhjus võis olla, et ta nüüd nii kõrgele sai. Ja see oli siuke aeglasem laul ja Koit Toome laulis väga hästi, aga kuidagi see, ma ei tea, miks see laul kuidagi mulle nii väga suurt mingit vaimustust ei tekitanud. Et jah, mõnus siuke tempo ja oli veel näha, et sel korral oli ka esimene kord, kui oli ka bändi laval, et seal lava kõrval oli üks mees klaveriga ja 2 meest olid kitarridega ja lisaks Koit Toomele laulsid veel 2 taustalauljat, Maarja-Liis Ilus ja Evelin Saamuel. Et siuke aeglasem laul ja Koit Toome tämber oli endiselt väga mõnus ja siuke tore kuulata, aga kuidagi siuke aeglane laul ja ma ei tea, mind see kuidagi ei nii suurt mõju ei avaldanud mulle, et ma ta nii kõrgele oleks pannud. Muidugi võib-olla selle tõttu, et eelnevad laulud olid siuksed tempokamad või niimoodi, et siis võib-olla siuke aeglasem ja laul oligi võib-olla siia vahelduseks tegelikult tore. Aga jah, ma ei oska selle kohta midagi öelda. Mulle
Koit Toome on ju korra Eurovisioonil Eestit esindanud juba lauluga Merelapsed ja see laul nagu meeldis mulle rohkem, et see kuidagi, kui ma võrdlen seda Merelapsed laulu nüüd sellega, siis no see kuidagi ei jäänud niimoodi kumisema või niimoodi, et jah, muidu mulle Koit Toome väga meeldib ja ma väga hindan teda ja läheks hea meelega kontserdile, kui ta kuhugi tuleks, või kui võimalus oleks minna, aga antud juhul see laul Know What I Feel kuidagi mulle mingit suurt vaimustust ei tekitanud, et ma ei oska arvata, miks ta teisele kohale võis jääda. Et aga noh, see on minu arvamus, ega mulle Koit Toome meeldib endiselt väga, lihtsalt see laul ei olnud kuidagi minu jaoks. Võtame järgmise. 6. laul What a Day, esitajaks Lobodan River. 6. laul What a Day, esitajaks Lobodan River. Sai 33 punkti ja jäi 7. kohale. Nüüd ma jälle imestasin, miks ta nii madalale jäi, et väga siuke mõnus laul, teine esitus, kus oli terve bänd laval. Et väga siuke mõnus, kohe nagu pea kaasa nõksama ja kuidagi siuke, võiks öelda, et kui refrääni omad on siuke kiire, aga siuke vaiksem, siis refräänis võiks öelda elab ikka väga välja niimoodi ja väga siuke mõnusad sõnad ja kuidagi selline, need sõnad olid nii kiired refräänis, et ma vahepeal tundus, et kas ta seda What a Day korra ütleb ka. Aga ikka ütles ja lihtsalt selle käis nii kiiresti, et tundus nagu pealkirja ei nimetatagi laulus. Et jah, sest Lobodan River oli üks bänd, enam see ei tegutse, kus olid Itaka Maria Rahula või tolle nimega Itaka Maria Rahula, Tomi Rahula ja Stig Rästa. Et jah, siuke väga siuke mõnus laul ja kuidagi siuke tempokas ja siuke nagu, ma ütleks nagu, et kui ma vaatasin Itaka Maria Rahula välimust, siis pisut ma mõtlen seda, et kui näiteks tehtaks seda High School Musicali või mõnda muud kooli mingit seriaali või mingit e-muusikali, siis võiks ja võib-olla on vaja sellist pisut võib-olla kas siukest esineja tüüpi tegelase kehastamiseks näitlejad, siis võiks Itaka Maria seda teha, seepärast et see välimus ja see triided nagu sobisid täpselt nagu ta oleks mingi gümnaasiumi või mingi esineja või niimoodi nagu oleks koolis. Et nagu täpselt siuke nagu lae või nagu High School Musicali mõni tegelane. Et väga siuke lahe nagu ja siuke nagu ta ikka nagu lõi ikka käima nagu niimoodi, et selle loo puhul ma ei usu küll, et keegi lihtsalt istuks või niimoodi, kui oleks võimalus, siis ikka tuleks igaüks tantsima. Et jah, ma ei mõista, miks ta 7. kohale jäi, ta oleks võinud kõrgema koha saada. Et siin lähebki nüüd võib-olla pisut keeruliseks juba selle top 10 tegemisega. Et jah, mulle meeldis ka, et Stig Rästa oli laval, mängis kitarri ja Tomi Rahula ka mängis kitarri, üks trummar oli ka ja üks laulja ja 2 taustalauljat, üks oli Kaire Vilgats. Aga jah, et noh, Stig Rästa muidugi kes teavad Eesti Laulu ja Eurovisiooni, siis võin juba ette öelda, et seda nime saame kindlasti nendes videotes veel kuulata, kui neid edasi teen. Et jah, et väga siuke mõnus ja laul ja siuke hästi niimoodi refräänis nagu nii kiire, et seda ma arvan, ma ei suudaks seda võib-olla niimoodi laulda, sellist niimoodi siukse omamoodi kiirusega ma ei suudaks laulda, kui ma oskaks laulda. Et jah, aga samas jälle, kui ma teeks süldibändi, siis see oleks võib-olla üks laul, mille võiks repertuaari võtta. Et võib-olla kui mina ei esitaks, siis võib-olla mõni bändiliige esitaks, kui ma teeks süldibändi. Võtame 7. laulu. No Matter What It Takes, esitajaks Maiken. No Matter What It Takes, esitajaks Maiken. Sai 47 punkti ja jäi 6. kohale. Väga siuke mõnus laul ja mõnusa tempoga ja seega, et kuidagi jälle nagu eelmise poolgi nagu, et alustame aeglaselt ja refräänis elame ennast välja.
ja lahe oli ka see, et see laul oli nagu selline, et selle laulu ainsateks instrumentideks oli kitarr ja trummid. Esimene laul ja esitus, kus ma ka trummari ära tundsin, tegemist oli Elerin Hui-Pahheliga, kes on üks Eesti tuntumaid naistrummareid. Ja selles esituses oli lõpuks tagasi ka see juba legendaarne taustalauljate duo Kaire Vilgats ja Dagmar Oja. Ja Maiken laulis ka endiselt hästi, et kuigi ta on lauluõpetaja, siis on tore, et ta ise ka laulab, et mõnus sihuke, tal on nii tore tämber või nagu seda on nii mõnus kuulata ja võiks öelda, et ta oli võib-olla võtnud šnitti pisut Inese esitusest Once in a Lifetime, et tal oli ka kaabu ja selline sarnane kostüüm, välja arvatud see, et värv oli must. Et jah, et väga sihuke tore etteaste ja ma olen seda nii mitme laulu puhul öelnud, et nad nagu meenutavad mulle midagi ja siis nüüd hakkasin nagu mõtlema, et võib-olla asi on selles, et kuna need laulud, mida ma olen öelnud, et on naislauljad ja see muusika ja kõik see natuke, see tempo ja kõik see meenutab mulle üht Rootsi lastefilmi, mida ma kunagi vaatasin, Kalle Blomqvist Meisterdetektiivi ohtlik elu ja siis see nagu need lauludel see muusika ja see naishääl nagu meenutab seda laulu, mis kõlas siis, kui see film läbi sai, nagu kui tiitrid tulid ja niimoodi, et selle tõttu ma olengi siin võib-olla mitme laulu puhul öelnud, et kuidagi nagu midagi meenutab, et need on nagu kuidagi sihuke aeglane ja sihuke naishääl nagu toob praegu on nendest kõigist toob nagu seda filmi lõppu mulle lihtsalt meelde nagu muusika mõttes. Aga see ei ole halb midagi. Et jah, jälle sihuke mõnus laul ja et siin läheb juba pisut keeruliseks, kuna need laulud lähevad hakkavad nüüd juba üpris sarnased olema pisut, et nagu on erinevust, aga samas sihuke nagu ikka nagu sarnane ka, et läheb isegi selle top 10 tegemine raskeks, et see laul mulle ka väga meeldis. Et jah, ei oskagi rohkem midagi öelda, vaatame edasi. Järgmist laulu olen ma kuulnud varem juba. Mitte selle tõttu, et varem olen neid saateid vaadanud, vaid juba üldse varem olen kuulnud Club Kung Fu esitajaks Vanilla Ninja. No nii, 8. laul Club Kung Fu esitajaks Vanilla Ninja. Sai 32 punkti ja jäi 9. kohale. Ehk siis võiks öelda viimasele, kuna siin ma juba näen, et mitu laulu jäid 9. kohale, ehk siis 90. koht, et jah, no selle laulu puhul ma tean juba vist on meeles ka, et selle puhul tekkis suur draama, et see laul sai rahva lemmikuks tegelikult, aga millegipärast žüriile ei meeldinud ja jäi nagu sinna taha otsa see laul. Et väga sihuke mõnus laul ju edasi ja Vanilla Ninja on ju tuttav bänd juba selle poole pealt, et seal on ju tuntud Lenna Kuurma, Piret Järvis, Triinu Kivilan, Maarja Kivi ja Katrin Siska ja kõik, kes seal laulnud on. Et väga sihuke mõnus laul sihuke, et need tantsisid toredasti ja neil olid nagu siuksed pisut tantsuliigutused, üks olidki nagu ka kung fu mingid liigutused ja nii. Et jah, ma ei mõista, miks žüriile see laul ei meeldinud, et väga sihuke mõnus tempokas ja laul, et ma ei tea, kas selle tõttu, et see oli kung fu'st või niimoodi nagu võitlusest või kaklusest, et selle tõttu ei saanud väga punkte, et väga nagu minu arvates oleks võinud ikka sinna kuhugi top 3 isegi jõuda. Et väga sihuke mõnus laul ja see ka, et nad mingi alguses olid ühe koha peal, tantsisid nagu ühel lava poolel ja siis jooksid teisele poole, üks viskas koguni hundiratast ja et väga sihuke lahe, et see esitus kui ka sihuke energiline nagu ja nagu nad ise nii nautisid ka seda minu arvates, et ma olen öelnud ka, et see Lenna Kuurma ja Piret Järvis meeldivad mulle ikka kohe väga, et selle tõttu ma tahaks kunagi Vanilla Ninja kontserdile minna, kui nad siin kusagil esineksid. Ja seda laulu olen ma varem kuulnud saates Su nägu kõlab tuttavalt kuldsel hooajal, kui Tanel Padar seda järele tegi ja siis ta sai ka Lenna ja Pireti omale appi sinna esitusse ja see laul kõlas ka
Eesti muusikaauhindadel, kui Sven Lõhmusele anti üle elutöö preemia, selle lauluga lõpetati see pikk esitus, mis Sven Lõhmuse auks tehti. Et jah, et võib-olla kui keegi ei teadnud, siis nüüd teate, et see laul on ka Eurolaulul osalenud. Et jah, ma arvan, see oleks praegu mul kõige esimene laul, mis mulle praegu meeldib. Et jah, aga nüüd peame võtma 10. laulu, sest 9. laul oli võidulaul, nii et võtame 10. laulu. Have It Your Way, esitajaks Viies Element. 10. laul Have It Your Way, esitajaks Viies Element. See 32 punkti, nagu Vanilla Ninjagi jäi 9. kohale. No selle laulu puhul ma võib-olla imesta, et ta sinna tahapoole jäi. Ta oli jah, siuke lõbus tempokas laul, aga midagi see laul väga midagi ei andnud, et muidugi jah, ühte asja peab küll ütlema, et sellel solistil oli ikka väga siuke peenik hääl kuni laulu algusest kuni lõpuni. Et seda oli huvitav kuulata, et kuidas inimene suudab nii peenikese häälega laulda. Inimene suudab ikka nii peenikese häälega laulda, et jah. Ja see bänd ma üritasin guugeldada ka, aga nüüd mingit infot ei leidnud, et ma ei oska sellest nagu midagi arvata, et see laul kuidagi, ma ei tea, midagi ei kõnetanud mind või midagi, et muidugi seal olid sellised toredad kohad olid, mida rahvas saab ilusti kaasa nagu et sellised kohad olid seal, aga kuidagi jah, ühesugune tempo oli algusest lõpuni, aga kuidagi jah, selle lauluga on ka nagu Koit Toome lauluga oli, et kuidagi nagu ei oska midagi öelda. Et jah, aga nüüd siis võidulaul 80's Coming Back, esitajaks Claire's Birthday. Õige nimega nüüd sellel hetkel oli siuke nimi, Eurovisiooni ajaks muudeti nimi ära, oli Rufus. Võidulaul, trummipõrm. Claire's Birthday, esitajaks või Rufus, esitajaks laul nimega 80's Coming Back, võitis 2003. aastal, sai 65 punkti ja jäi esimesele kohale. Esitajaks oli Vaiko Eplik ja ütleme nii, et see laul oli üpris erinev teistest, et siuke nagu vahepeal siuke tempokas, siis oli pisut aeglasem ja no see laul oli selle poolest ka, et inimesed said seda hästi kaasa laulda nende 80's coming back, ega see 80's coming back, et seda nagu mitu korda, et selle tõttu hea laul, mida kaasa laulda ja Vaiko Eplikul oli mõnus vokaal ka ja hääl ja et kuidagi jah, siuke nagu teistest lauludest võib-olla siuke pisut natuke täpselt siuke keskmise tempoga ja selline laul mingi oligi võib-olla selle põhjuseks, et see jäi nagu teistest, kõlas nagu teistest paremini või jäi nagu niimoodi erines teistest nii palju, et see valiti. Et jah, ei oska öelda, kas nüüd midagi halba selle laulu kohta ei oska öelda, et siuke omamoodi huvitav laul ja siuke ka, et see Vaiko Eplik nagu vahepeal mõnes alustas niimoodi rahulikult ja siis refräänis ka niimoodi hakkas natuke nagu tempot juurde tulema ja siis kolmanda salmi puhul pani nagu sellist nagu vokaali mõttes nagu siukest nagu karmimalt laulis ja niimoodi. Et see oli huvitav nagu kuulata. Ja see ka, et seal vahepeal sai nagu siukse, et kui oli 2 kitarristi, 1 trummer ja 1 klaveriga, siis klaverimängija sai ka nagu võimaluse särada niimoodi, et kitarrid, trummid olid edasi, aga nad nagu mängisid küll aga vaiksemalt, nii et sai nagu särada niimoodi oma klaveriga niimoodi kõvemini ja et jah. Aga jah, see on huvitav, et ei tea, miks Eurovisioonil osales tol aastal 24 lauljat ja siis Eesti jäi 21. kohale nagu 24-st ehk siis üpris tahapool, et ei tea, mis
milles võis asi olla. Et jah, et minu arvates sellel laulul nüüd midagi ei olnud, noh, ma ei tea, mis laulud teised olid, aga et ma ei tea, kas ta nüüd nii madal, nii tahapoole peale oleks muidugi võib alati loota, et võiks paremini minna, aga no ma ütleks, et hea vähemalt, et me saime finaali, selle puhul on juba tore. Et jah, et siis oleks kurb olnud, kui me üldse finaali poleks saanud, et selle tõttu oli tore, et ma ei tea, minul see laul meeldis, aga kui nüüd hakata top 10 tegema, siis noh, võib-olla siis nüüd, kui võtta seda ka, et selle lauluga võib-olla ei läinud nii hästi, siis võib-olla paneks hoopis esimeseks Vanilla Ninja selle lauluga Club Kung Fu, siis ja selle võidulaulu 80's Coming Back jätaks teiseks, esitaks Rufus. Siis kolmandaks paneks selle Have a Little Wait, esitaks Kadi Toom. Neljandaks paneks Nightlight Duo I Can Be The One. Siis võib-olla viiendaks paneks What The Day, esitaks Lobadan River. Siis kuuendaks paneks võib-olla Maikeni No Matter What It Takes. Siis seitsmendaks paneks selle esimese laulu We Are Not Done, esitaks Kadi Toom. Ja siis läheb keeruliseks. Võib-olla siis niimoodi, et kaheksandaks paneks Family Don't Ever Change. Ja üheksandaks paneks selle Koit Toome Know What I Feel. Ja siis kümnendaks jätaks selle Have It Your Way laulu, esitaks Viies Element. Aga eks see on raske ka seda top 10 teha, iga laul on omamoodi hea ja omamoodi võib-olla jääb teistest maha mingis mõttes kehvemale kohale. Et jah, aga sellised need laulud olid, minge kuulake teie ka ja näeme järgmises videos, kui kas siis mõnes sketši videos või siis äkki eurolaulu videos või äkki hoopis midagi muud. Ega ei tea kunagi, mis mul tuleb. Olge terved ja näeme jälle.